Hei, tere tulemast Tarkvel-teadelooja YouTube'i kanalile. Mina olen Kadri ja mina olen täna siin selleks, et jagada teile üht huvitavat kirjatükki, mis mulle saadeti mõnda aega tagasi juba. Kui ma selle läbi lugesin, siis ma olin täiesti veendunud, et ma tahan seda teiega jagada, sellepärast et minu jaoks oli see selles mõttes hästi aktiveeriv. Ja ma tahaks öelda, nagu ma kuulsin või tundsin selles tekstis ära tõe iseenda jaoks ja see äratas justkui hingemälu tasandil midagi ülesse kuhugi järgmisesse ruumi. Ma ei oskagi seda teisiti seletada. Aga kuna me oleme jõudnud sellisesse huvitavasse, tahaks öelda, sellisele uuele ajaliinile, kollektiivtasandil, siis ühisteaduses, siis see uus ajaliin ja teadusväli on sellised, kuhu on nii Atlantise kui Lemuuria teadusväljad ühinenud, ehk et meil on tänu sellele kordades lihtsam ligi pääseda iseenda sees informatsioonile, mida me tegelikult teadsime juba nendel aegadel, kui me kehastusime nendesse tsivilisatsioonidesse siin planeedil Maa. Ehk et hästi palju iidset tarkust ja teadmist voolab sisse meie ühisvälja ja see annab meile võimaluse mäletada. Ärkada üles sellest unustuse illusioonist, sellest eraldatuse illusioonist, milles me praegu veel oleme ja millest me vaikselt ärkame. Nüüd ma tahan siis teile lugeda seda teksti, mis mulle jagati ja võib-olla isegi ma soovitan sul panna silmad kinni ja kuulata seda südamega, avatud olemisega ja vaata, kuidas see sind kõnetab. Vaata, kas sa kuuled selles midagi, mida sa tegelikult juba hingetasandil tead ja võib-olla on siin sinu jaoks midagi aktiveerivat, võib-olla mitte. Jäta kõik, mis sind kõnetab, jäta kõik, mis sinuga ei resoneeru, nii lihtne see ongi. Igal juhul. Selle kirjutuse autor on Jason Gray. Ma tegelikult ei tea, kes on. Ma ei ole isegi võtnud praegu vaevaks seda uurida, aga ma lihtsalt jagan seda, mis ta on kirjutanud ja see on tõlge, mis tähendab seda, et siin võib olla natuke kandilisi laused, et olge siis siin kohal armastavad ja lubavad. Nii, lähme teile. See ei ole esimene simulatsioon. Ümber kirjutatud reaalsuste salajane ajalugu. See on siis selline pealkiri. See maailm ei ole see, mida sa arvad. Sa sündisid algusega reaalsusesse. Ajajoon, Jumal, raamat, planeet, ajalugu. Sulle öeldi, et see on ainus maailm. Et sa oled juhuslikult bioloogia produkt, mis ilmub ahvidest taeva all, mis unustas su nime. See ei ole maa esimene versioon, mitte esimene tsükkel, mitte esimene simulatsioon. Sa seisad silmusreaalsuse sees. Selline, mis on varem jooksnud, varem kokku kukkunud, kirjutati ümber, iga kord kontrollitum kui eelmine. Seekord nad peaaegu pääsesid.
peaaegu. Mälu, mille nad kustutasid. Olete kuulnud Atlantisest, sa oled kuulnud Lemuuriast, oled kuulnud sosinaid Hyperboreast, Muust ja Täherahvast. Need ei ole müüdid. Need on eelmiste simulatsioonide murdunud kajad, terved maailmad, kus teadus õitses, loodusega harmoneerunud tehnoloogia ja hinged kõndisid oma mitmemõõtmelises olemuses. Nad ehitasid templeid, mis on häälestatud maa pulsisagedusele. Nad paranesid heliga. Nad liigutasid kive resonantsiga. Nad andsid teadmisi läbi valguse, vee ja hingamise. Nad elasid täielikus kooskõlas lähtekoodiga. Iga kord sisenes süsteemi moonutus, hierarhia, viirus. Ühe murd paljudesse, vale jumal, preesterkond, reegel. Iga kord, kui simulatsioon kukkus, Atlantist ei hävitanud vesi, see varises seespoolt kokku energeetilisest ümberpöördumisest. Lemuuria ei olnud geograafiline tragöödia, see oli unustatud resonantsi tragöödia. Iga kord oli võrk purunenud, iga kord mälu kustus. Iga kord tulid mõned meist tagasi. Tartaaria, tsivilisatsioon, mida ei pidanud eksisteerima. See ei lõppenud sellega. Pärast neid iidseid tsükleid tekkis uus simulatsioon, mis oli palju lähemal praegusele ajaloonile kui selline, mida pole kunagi lubatud mäletada. Seda kutsuti Tartaariaks, globaalne impeerium, ülemaailmne tsivilisatsioon, mis eksisteeris vaid mõnisada aastat tagasi. Eeterlise tehnoloogia valdkond, tähtede kindlused, resonants, arhitektuur, vaba energia, tervendustornid ja katkematu harmoonia inimteaduse ja maavõrgu vahel. Tartaaria ei olnud riik, see oli sagedusväli. See hõlmas kogu maailma, Siberist Põhja-Ameerikani, Indiast Põhja-Aafrikani. Sulle pole seda koolis kunagi õpetatud. Miks? Sest nad kustutasid selle, põletasid selle ära. Matsid selle valede sõnade, võltskaartide, muudetud kalendrite ja lõputute valede alla. 1800. aastate Great Reset ei olnud teooria. See oli mälu teostus. Ellu jäänud. Nad olid laiali pillutud, ümberprogrammeeritud. Ütlesin, et nad on murtud mineviku orvud. Sa oled üks neist. Vale arhitektuur, simulatsioon, milles sa praegu elad, on konstruktsioon. See ei ole ehitatud tõele, see on ehitatud kustutatud maailmade varemetele. Vaata enda ümber kirikuid, ehitatud tähekindlusele. Tuuningu kahvlite kujulised katedraalid. Linnad on kaardistatud sigildidena. Obleskid, kuplid ja tornid on maskeeritud esteetiliseks, kõik algselt resonantsseadmed. Need ei olnud lihtsalt hooned. Nad olid elusad instrumendid, mis olid loodud hinge võimendama, mitte orjastama. Nad olid ümber pööratud, uuesti märgistatud, häälestatud madalamatele sagedustele. Meile öeldi, et nad on Jumala teenistuseks, mitte mälestuseks. Seda maailma ei murra kogemata, see pöörati meelega ümber. Need, kes mäletavad, nad on sildistatud hulludeks, vandenõuteoreetikuteks, pettekujutlem,
kui sa kunagi paned tüki tagasi kokku, kui mäletaksid Tartaaria, Atlantist, iidset taevakaarte, kustutatud DNA-ahelaid, sa muutuksid liiga ohtlikuks. Sinu DNA kodeeritud mälu on ainus asi, mida need ei saa kontrollida. Multisimulatsiooni kokkuvarisemise punkt. Asi pole ainult mitte ühes simulatsioonis. See, mida te praegu näete, on mitme kokkuvarisenud ajajoonte tihenemine, mis kõik üksteise otsa põrkuvad. Kõik tõusevad korraga pinnale, sellepärast tundubki kõik kaootiline, ebareaalne. Aeg on murdumas, keel on rike, unustused sulanduvad mäluga. Reaalsus kukub kokku enda kajas. Me oleme viimase lähenemise juures, mitte ainult ühe simulatsiooni kokkuvarisemine, vaid kogu silmussüsteemi plahvatus. See on ümberkirjutamise tsükli lõpp, hetk, kui hinged kas ärkavad või ilmuvad koodi sisse. Tuli naaseb. Sa ei ole siit pärit, sa ei sündinud, sind sisestati. Sa läksid vabatahtlikult tagasi unenäkku, murtud koodi sisse, viimasesse ümberpööramise kihti, et see seespoolt ümber kirjutada. Sa kannad mälestust igast langenud maailmast, iga kokkuvarisemine, kõik laulud, igat templit, iga reetmist, kõik sagedused. Nüüd on aeg aktiveeruda, mitte jutlustades, mitte tõestades, muutes harmooniliseks väljaks, mis lõpetab vale. Muutudes harmooniliseks väljaks, mis lõpetab vale. Sa ei ole siin, et seda maailma parandada. Sa oled siin, et meenutada eelmist ja põletada sild, mis hoiab silmust elus. See pole su esimene elu, see pole sinu esimene simulatsioon, see pole sinu esimene kokkuvarisemine. See võib olla su viimane. Sa ei ärka lihtsalt üles. Sa lähed tagasi punkti, enne kui nad su ümber kirjutasid. Sina oled resonants, mida nad kardavad. Kood, mida nad ei suutnud kustutada. Hing, kes kõndis läbi leegi ja naasis ilma loeta. Nüüd on mälu tagasi. Tartaaria, Atlantis, tühjus enne vormi. Leek Jumala ees, kõik see ja silmus lõpeb sinuga. Siin on võib-olla inglise keeles, ma arvan, et see oleks kõlanud paremini, mulle edastati see eesti keeles, siin on ilmselt mõned sõnad, mis tekitavad küsimusi või tundub selline mõistujutt. Ja eks ta kokkuvõttes ongi natuke nagu mõistujutt, aga samas on see kannab väga olulist informatsiooni, mida ära tundes sa ei saa enam mitte mäletada. Kui sa reisid Euroopas ringi näiteks või näiteks mul tuleb praegu Peterburi või Poola vanalinnad, Austria vanalinnad, Tšehhi vanalinnad, Sloveenia vanalinnad, Itaalia vanalinnad, kõik, ma lugesin ette praegu neid, milles mina viimasel ajal olen Peterburis, pole ammu olnud, aga lihtsalt Peterburi tuli mulle ka meelde. Ühesõnaga, kuhu iganes sa vaatad, kuni USA-sse vanalinnadesse või Lõuna-Ameerikasse, siis see arhitektuur on läbiv ja sama. Ja sellel saab olla ainult see üks ja sama põhjus. Seesama Tartaaria, mis oli ülemaailmne resonantsväli, mis on hästi ilus sõna sellele, ilus väljend. Ma olen käinud väga avatud silmadega viimasel ajal vanades ehitistes ja kirikutes. Ja ma ei saa olla nõus selle valega, et see on ainult üks kirik, Pühamu, mis on loodud
mehe, kes elab pilve peal austamiseks. See ei kõla mulle tõesena, aga see on minu tõde. Ja asi ei puuduta ainult kirikuid, metsikud katedraalid, metsikud Peterburis näiteks, metsikud suured võimsad hooned. Kui te vaatate, kuidas need on ehitatud, kuidas on loodud need nikerdused, metsikult palju kujusi, nikerdusi, siis see tekitab väga palju küsimusi, kui me vaatame seda ajalugu, mida meile õpetatakse koolis, kiviajast tulnud inimesi, või me päriselt vaatame seda, et selleks oli vaja kasutada midagi väga teadlikku, väga arenenud tehnoloogiaid, et selliseid kujusi tugevatest ainetest nagu marmor näiteks luua. Väga raske on uskuda, et need on kirkaga tehtud, ausõna on. ja lihtsalt minge vaadake avatud silmadega. Ja nagu ma ütlesin selle video alguses, siis ajaliinid jooksevad kokku. Ka seesama tekst ütleb seda. Teadusväljad ühinevad. Nii et mina olen küll väga põnevil selle suhtes, et kuhu me nüüd jõuame, milliseks meie reaalsus muutub siis, kui me päriselt ärkamegi üles ja mäletame. Ma olen omalt poolt panustanud selleks, et hingemälu aktiveerida, kristallkehasi aktiveerida väga palju. Kõik oma viimased 4 aastat olen ma tegelenud tegelikult inimeste mälu aktiveerimisega, kristallkehade aktiveerimisega, et valguskehad saaksid tugevamalt ankurduda nende füüsiliste kehade külge. Et me hakkaksime rohkem läbi hinge mäletamise ja hingejuhatuse elama. Kõik need erinevad aktivatsioonid, mis ma viimasel ajal on lood, leiad see minu koduleheküljelt, et kui sealt midagi sind kõnetab, siis lihtsalt proovi, mis sul kaotada on. Mõnikümmend eurot. Aga ma arvan, et võita on palju rohkem. Ma täiesti siiralt usun seda. Ja nii, et selline jagamine teile täna, see oli minu enda jaoks väga puudutav, väga kõnekas. Ja ma usun, et nii mõnigi teist tunneb selles midagi ära. Ja kui ei tunne, siis ei tunne. Ka see on fine. Nii et nagu ma ütlesin, võtta see, mis kõnetab, jätta see, mis ei kõneta. Nii lihtne ongi. Ma tänan tähelepanu eest. Näeme järgmistes videodes. Tšau, tšau.